That's how it goes. That's how it goes. Alustame SK Reporteri 41. saatega. 18. septembril toimus maailma koristuspäev, kus iga klass käis Sindi linna peal koristamas. Väike intervjuu seal toimunust. Kõnnime mööda Sindit siis ja tulime prahti korjama. Et enamasti sükest väikest prahti, et meil öeldi, et me peame väiksemad kotik ka võtma. Et ei ole vaja suurt prügikotti ka võtta. Aasta aega tagasi meie matsime siia igasugu prügi ja prahti. Kuid nüüd me praegu siin otsime siis seda, aga me ei leia, kuid me ikkagi jätkame otsimist. Mida te huvitavat täna teinud olete? Suht midagi, koristame ainult ja kõik. Kuidas üldse hindate üleüldiselt seda probleemi Sindis? Kas Sindis on palju prügi? Jaa, väga palju ja hästi erinevates kohtades ja mõndades rohkem, mõndades vähem. Mind väga huvitab, et miks inimesed viskavad kõige rohkem prügi maha, kus on prügikast kohe väga lähedal. Et see teeb natuke vihaseks. 23. kuni 25. septembrini toimus Sindi gümnaasiumis 10. klassi õpilastel rebaste ristimine. Nende jumalateks oli 12. klassi õpilased. Selle eesmärgiks oli ühendada õpilasi omavahel ning panna neid proovile erinevates põnevates katsumustes. Meie kooli iga-aastane spordinädal toimus 23. septembrist kuni 29. septembrini. 28. septembril toimus 10. kuni 12. klassidele Filipiinide võitluskunstide näidistreening. Oktoobril toimus õpetajate päev, kus õpetajad nautisid päeva aulas ja gümnaasiumõpilased andsid tunde ülejäänud koolile. Asja must ei saa, kui siin pole lähedal. Hommikuti asja must ei saa, kui siin pole lähedal.
kuidas tunne on olla õpetaja? Imelik, harjumatu, aga tore on. Kas ise sooviksid tulevikus õpetaja olla? Ei, kindlasti mitte. Millised on tänase päeva muljed? Lahe, meil on üks õpilane olnud siiamaani. Kas sina tahaksid tulevikus õpetaja olla? Jaa, tahaks küll, et see on väga rahustav, kui lapsed on nii head. Kas sina tahaksid tulevikus õpetaja olla? Ei. Kuidas tänane päev meeldinud on? Ei. Nüüd saate kuulda ka intervjuud meie kooli vahetusõpilase ja uue direktoriga. Ja, minu nimi on Malika, ma olen 16 ja ma olen pärit Saksamaalt, aga praegu ma elan Sindis. Millised on sinu muljed Sindi gümnaasiumist? Kas sulle meeldib sinu klass? Ja, kõik on väga hea, mulle meeldib meie kool ja minu klass on väga sõbralik. On teada-tuntud fakt, et muusika aitab keeleõppele kaasa. Kas sinul on välja kujunenud mõni lemmik eestikeelne laul või artist? Ja, mul on. Mulle meeldib Karl-Erik Tauka. Ja lõpetuseks küsiksin, kas sul on ka mõni lemmik eestikeelne sõna? Ja, töö. Aitäh! Aitäh! Kuidas leidsite oma tee Sindi gümnaasiumisse? Tulles kasutasin Google Mapsi, aga siia koolimaja ja koolidirektoriks ma nägin kuulutust, kandideerisin ja osutusin valituks. Kuidas on teile siiamaani Sindi gümnaasiumis meeldinud ja kas tunnete, et teid on soojalt vastu võetud? Väga meeldib. Mulle meeldivad need inimesed, kes siin kogukonnas on, nii õpilastena kui ka kolleegidena. Ja soojalt ma arvan küll, et kallistusi olen saanud ja mõne kommigisega olen saanud ja kastani muna sain ka. Kas teil on ka mingeid hobisid? Jaa, raamatute lugemine. Et mul on üks raamat, mida ma õhtuti loen ja üks raamat, mis ma enne magaminekut loen, siis on Lotte Aabits, et seda ma siis tutvustan oma väiksele pojale. See oli SG Reporteri 41. saade. That's my heart goes.